Nii kutsun julgelt tagasi, et tore on maanduda sõprade-tuttavatega vestlema, aga julgustan tagasi tulema, et ma hetke veel ootan ka, kuni inimesed kogunevad ja siis annan meie järgmistele esinejatele sõna. Üks meie esinejatest ta saab ennast ise rohkem tutvustada, aga üks meie esinejatest on veebivahendusel, oli ette teada, et ta kahjuks ei ole sel ajal Eestis, aga tal on päris huvitavad mõtted ja need ta siis edastab videovahendusel ja kuna need esinejad niikuinii väga tihedat koostööd teevad, siis ma arvan, et see on üks tore tervik. Nii, aga ma arvan, et hakkame pihta. Et palun, Maia Klaassen, ja sa saad ise rääkida, millest sa räägid? No tere, 10 inimest, kes õigeks ajaks kohale ja tagasi on jõudnud. Minu nimi on Maia Klaassen ja olen täna teiega, nagu ka alguses öeldi, Ühiskonnateaduste Instituudist. Ja oleks ju lihtne teha siin järeldusi, et oleme justkui toonud siia teile mingeid suuri lahendusi, aga võin vihjana ette öelda, olukord on halb, läheb veel halvemaks ja oleme peamiselt täna siin, et koos natuke nukrutseda ja rääkida leevendustest, mitte lahendustest. See on oluline vahe. Esimene õppetund info vastupidavusest, meediapädevustest ja infopädevustest. Ei usalda kedagi, kes lihtsalt ütleb, et tulin Ühiskonnateaduste Instituudist ja seega tean, millest ma teile täna räägin. Minu teadmised on tulnud siis umbes 10 aasta jagu tööst nii ülikoolis kui ennem seda ka 3. sektoris. Alustasin nagu enamik valeinfoga tegelejaid sellest, et uurisin probleemi tuuma, valenarratiive. Olen väga palju tegelenud ka Eestis järjekindlalt meditsiinilist valeinfot levitavate Facebooki gruppide uurimisega näiteks. Ja siis olen otsapidi välja jõudnud lahendusteni, tegelen info vastupidavuse arendamisega ka Euroopa tasandil ja näen sellist suurt pilti ja seega ka on minu mured võib-olla natuke suuremalt tasandilt. Aga kui ma teile midagi tänasest tahaks siia mõtistuseks kaasa anda, siis me võiksimegi korraks alustada sellest, et mis siis valesti on, mis probleem inforuumis on. Sest see, et mingi probleem on, seda ma võin kinnitada, tajuvad kõik. Ma käin nädalast nädalasse erinevate valdkondade puhul sellistel konverentsidel. Võin öelda, et geograafid on täpselt sama hädas kui meditsiiniprofessionaalid. On üleüldine langus ekspertsuse usaldamisel ja me oleme jõudnud ka inimvõimete piirini. Meie ajud ei ole võimelised vastu võtma sellises mahus infot, nagu meil praegu kätte saadav on. Ja tõenäoliselt me ei kohane ka võimeliseks korraga hindama naabrimehe arvamust mingisugusest geopoliitilisest murest ja Kolgatal elava võõramaalase arvamust samast murest. Me ei hakkagi seda mitte kunagi sellises mahus vastu võtma. Aga infot tuleb järjest juurde. Miks? Sellepärast, et praegu toimib meie majandus tähelepanu majanduse mudelil. Tähelepanu on ressurss, mis on otsas ja see on see, mida kõik üritavad kätte saada. Nii et samal ajal, kui teie räägite oma patsiendiga näiteks ravijuhendi põhjal või raviteekonna põhjal järgmistest sammudest, täiesti võimalik, et mõni neist ei suuda isegi selleks ajaks telefoni käest ära panna. Väga hästi on kätte saadud inimeste nõrgad kohad ja hästi ära kasutatud neid meie algoritmilise infovoo loomisel. Nii et infot tuleb juurde, tähelepanu juurde ei tule. Teie töö läheb tõenäoliselt ainult raskemaks, eriti kontekstis, kus tõepoolest tehisintellektist oli ka natuke juttu, et doktor Google'ist on ju vaikselt saanud juba doktor ChatGPT ja selle tegelasega on palju lõbusam ennast veenda, et sa räägid tõelise professionaaliga. Ükskõik kui loll jutt sealt tegelikult vastuseks ei tule. Niisiis meie tegeleme maailmaga, kus tähelepanu on vähe, kus infot on palju, kus meie enda infotarbimise harjumused julgustavad seda, et scrolli edasi, ära süvene, ära kontrolli ja kus siis tõenduspõhise maailma vedurid, olgu see haridusvaldkonnas või meditsiinivaldkonnas, peavadki sellega rinda pistma. Ja nii mõneks ajaks ka jääb. Võib-olla olete kuulnud ka sellest, et käimas on infosõda. Meditsiini valeinfoga on Eestis selles mõttes huvitav seis, et see on väga tugevalt läbi põimunud Kremli valeinfoga. Mõned grupid koroona järel ju vahetasid küll nime, aga mitte linki
pilki. Ehk siis on ilusti näha, kuidas siis vaktsiinivastaste gruppidest said rahu toetavad grupid. Need on läbi põimunud sellisel tasemel, mida perearstina või ükskõik millise meditsiiniprofessionaalina te ei saa ise lahendada ja te ei peagi lahendama. Oluline oleks meeles pidada, ma läksin nüüd liiale. Oluline oleks meeles pidada ka seda, et mitte kõik ei ole meelega arstide vastu. Mitte kõik ei ürita teid kiusata, kui nad ütlevad, et aga ChatGPT ütles mulle, et väike küüslauk ninna ja asi on parandatud. See on inimlik nõrkus ühtepidi ja teistpidi see on tegelikult teil ka endal tõenäoliselt nõrkuseks, kui asi puutub teistesse valdkondadesse. Me teeme praegu katsetusi, kuidas inimesed infot kontrollivad. Päris palju on neid, kes usaldavad kõigepealt ChatGPT-d ja siis lähevad Google'ist mingeid muid tulemusi otsima. Ehk siis see mure on ühine ja meil on vaja eristada ära kavatsuslik käitumine ja mittekavatsuslik käitumine. Või siis lihtsamini öeldes inimesed, kes paremini ei tea ja ei oska versus inimesed, kes teenivad meditsiinilise valeinfo levitamisega raha. Ja ka nende puhul vastumeetmed on väga teistsugused. Võib-olla tuttav pilt teile. Mulle meeldib vahepeal käia šokeerida screenshotidega Eesti inforuumist. Me kõik elame samas inforuumis, oleme täiesti veendunud, et teised näevad sama pilti. Tegelikkuses kõigi Facebook vist ei näe selline välja, ma eeldan. Ma loodan, et mul on eriti halb seis, sest ma uurin üsna halbasid gruppe. Selline reaalsus on tõesti käes, et kui me veel 10 aastat tagasi rääkisime, et anonüümsed kommentaatorid on see tõeline probleem. Teil on ju ka tervisetrendi tore sait, kus saate anonüümset tagasisidet korjata endale rõõmuga. Siis nüüd anonüümsus pole enam küsimus. Oma nime, näo, võib-olla isegi roosid on profiilipildil ümber näo pandud. Saadetakse inimesi sinna, kus päike ei paista. Eeskuju näitavad poliitikud, arvamusliidrid, mõjukad inimesed ühiskonnas, et nii ongi okei suhelda, keegi ei pea ennast peitma enam anonüümsuse taha. Me julgeme otse öelda ja jätta igaveseks jälje, et just nii me omavahel suhtleme. Infokorratusest seega räägitakse nüüd veel nagu kraad kangemalt, et justkui räuskama on hakatud. Meil on ära kadunud suhtluskultuur, viisakus, elementaarsus ja jällegi sinna hulka käib ka mõte sellest, kas infot peaks kontrollima või ma kuulan seda, kelle videol on kõige lahedamad heliefektid, keda algoritm mulle esimesena ette viskab või kes lihtsalt kõige kõvemat häält teeb. Teile tuttavamad teemad võib-olla ka. Me oleme hästi palju pidanud tegelema viimasel ajal koolidesse trügivate, võib öelda igasuguseid toredaid sõnu nende kohta, aga koolitaja või terapeut on vist peamine väljend, kes siis otsivad sisuliselt seda, et formaalharidusest saada legitiimsust ja seejärel müüa järgmiseks edasi näiteks kalleid programme, mis seletavad, kuidas iga tervise mure juur põhjus on selles, et 7 põlvkonda tagasi oli sul üks esivanem, kes tõepoolest nagu nipernaadi käitus. Loomulikult see on naeruväärne, aga tuleb aru saada, et seda vundamenti ühiskonnas, et me ei usalda eksperte, et me ei usalda tõenduspõhisust, seda laotakse väga erinevate nurkade alt, väga erinevates kohtades ja peamiselt ikkagi, kui seda tehakse sihilikult, siis raha pärast. Miks ei ole imelised tervendajad näiteks kasutanud võimalust, Euroopas antakse 1 000 000 eurot välja, kui keegi suudab edukalt teha ime, suudab tervendada või suudab ennustada või tee midagi, näita siis oma võimeid. Siiani keegi seda raha ei ole ära korjanud, selle asemel korjatakse 50 euro kaupa väidetavalt tervendavatest Zoomi-seanssidest raha näiteks vähihaigetelt. Ehk siis see mure ühiskonnas kindlasti ei ole ainult meditsiinivaldkonnas, see imbub kõikjale ja seda on vaja väga tugevalt ka ise silma peal hoida, et ei läheks asi nii kaugele, et üldse enam keegi arsti poole ei pöördugi. Siin on veel mõned näiteid sellest, miks meil tõenduspõhise infoga natuke kehvasti ühiskonnas on. Ma ei tea, kas te teate, aga Euroopa viimane sotsiaaluuring ütles, et 30% eestlasi usub, et maailma valitsev mingi salaühing. 30%. Meditsiiniprofessionaalidena te ilmselt olete kursis sellega, milline hüppe käis ennast vaktsiini vastasena defineeriva inimese hulgaga meil enne ja pärast koroonat. Teadusbaromeeter mõõdab seda, eks ole, väga laias laastus mäletamata protsente, umbes 5-20. Võib olla definitsiooni küsimus, võib olla ka küsimuse sõnastuse küsimus loomulikult, aga tendents on muret tekitav. Meil mitte ainult ei ole suur hulk inimesi, kes usuvad vandenõuteooriaid ja
uhuu-teadust, vaid see hulk on kasvav. Nad suudavad pidevalt nakatada teisi ja tuua enda mõtlemismaailma uusi inimesi. Ja siit on tõesti väga väike samm edasi konspiratsiooniteooriateni, ehk siis tõenäosus, et keegi käib väelaagris, kus naiste väekuse väljakutsumise vahele räägitakse tõenduspõhisest ravist, see on 0%. Need asjad käivad käsikäes. Selleks, et minna ja saada tervendatud naiste väelaagris, selle eeldus on ka see, et sa oled endal diagnoosinud mingisuguse probleemi ja sa ei ole selleks läinud kuhugi professionaali juurde, vaid maksnud 500 eurot toreda nädalavahetuse eest sarnaselt mõtlejatega. Ja seal hakkab juba mängima ka kogukonna efekt, eks ole? Kui inimesed minu ümber kõik määrivad päiksepõletusele ainult hapukoort. Minu vanaema siiani arvab, et see on parem ravi kui kõik muu, mida apteegist saab, sest see oli see, mis nõukaajal kasutuses oli, eks ole? Ehk siis, mida meie ümber arvatakse, mõjutab mind palju rohkem, mida ma tahaks tunnistada. Meie digitaalne inforuum on täielikult mõjutatud algoritmidest, kus kindlasti ei ole faktid või siis positiivsus see, kus rõhk on. Ja kõige selle kõrval üritatakse meid pidevalt süvendada ka selle segadusega, et kõike põimitakse läbi just kui terakese tõega. Et sa võtad näiteks, te olete seda näinud kindlasti ka erinevate uuringutega, võtad ühe uuringu, mis võib-olla tõesti tõstatab probleemi pikka aega valitsenud konsensuse juures, et kuulge, kas asjad päriselt on nii. Ja siis tuleb keegi, kes selle ühe uuringu pealt 20 aastat müüb näiteks väestatud vett, sest kuskilt on tulnud ometi välja uuring, et kangeni veest on kasu. Ehk siis see kõik on seotud, ma kõlan ise nagu vandenõuteoreetik praegu, aga see kõik on seotud. Ja on seotud ka see, kust tuleb see patsiendi usaldus ja üldse tahtmine teid kuulata rohkem kui doktor Google'it. Tõin natukene uuringuid ka siia, natuke raputan võib-olla lihtsalt tuhka pähe kõikidele, kes valeinfoga on varem tegelenud, sealhulgas mulle endale. Et me oleme ikkagi aastaid öelnud ka, et külahullud on need, kes avalikus inforuumis räuskavad, eks? Et mõistlik, intelligentne inimene ei tee otsuseid selle baasil, mis Facebooki kommentaariumis toimub. Et mina kui lugupeetud teadlane või arst või poliitik, et mina ei lähe nende külahulludega maadlema. Ja see on meid viinud sinna, et on tekkinud tõestatult selline tore asi nagu enesetsensuur, ehk siis rahvakeeli öeldes väga vali vähemus on võtnud meie inforuumi üle ja loob seal mingisugust muljet konsensusest. Vahet ei ole, kas see konsensus on kõik Eesti rahvas arvab või kas see konsensus on seotud jällegi mingisuguste vaktsiinivastasused või muuga. Igat pidi see on petlik, aga see petlikkus on võimalik, sest vabandage otsekohesust, targad inimesed on alla andnud, inforuumi käest andnud ja loodavad järjekindlalt, et keegi teine tegeleb probleemiga. Ja kahjuks kurb vastus on, riik on üritanud probleemiga tegeleda, keegi selle võrra rohkem ei usalda arsti soovitusi, et riik ka ütleb, et nii peab tegema. Ehk siis see sama loo rääkimine ja loo jutustamine, millest ka eelnevalt juttu oli, see saab järjest olulisemaks. Ja probleemiga käib kaasas ka see, et tõepoolest, kui te otsustate näiteks, et mina näen meditsiinilist valeinfot Facebookis, ma kirjutan kommentaari ja ütlen, et teate, nii ikka ei ole, palun tutvuge selle uuringuga, et siis tõenäoliselt te ju saate sõimata, see ei ole ju meeldiv kogemus, eks ole. Ja selle jaoks, kuidas selle kõigega toime tulla, on ka meil täitsa uurimise all erinevad taktikad, millest mu kolleeg kohe varsti teile räägib. Aga võib-olla lihtsalt, et rõhutada ja öelda, meie ise oleme oma inforuumi käest ära andnud, mitte ei ole tulnud väga suure võimekusega uhuud, kes on selle kuidagi vägisi ära võtnud. Iga kord, kui meie otsustame, et keegi teine tegeleb, siis see keegi teine kipub olema ilma igasuguse hariduseta ja vahel ka loogilise mõtlemiseta uhuuterapeut. Kahjuks või õnneks nii on. Tühja kohta inforuumi ei jää. Ja mis siis probleem selles kõiges on? Mis siis on, et kui inimesed näiteks ühel hetkel usaldavadki doktor Google'it rohkem, mis selle mure laiemalt on, kui mitte ainult lihtsalt lihtne küsimus sellest, et patsient kas ei ravi ennast üldse või tegeleb vale raviga. Sellel on ka laiemad tagajärjed ühiskonnale üldiselt. Ehk siis, kui me ühes valdkonnas ütleme, et tõenduspõhisus enam ei loe, aga miks siis ei või koolis näiteks rääkida, et maa on lapik? Kui me oleme sellise lähenemise juba võtnud, et las igaüks arvab, mis tahab, sõna on vaba ja arvamus on vaba ja nii edasi.
Teine asi on ikkagi see, et see usalduse murendamine, mida me uuringutest oleme saanud jälgida väga toredasti ka näiteks Eestis, eriti siis head võrdlused jälle enne koroonaaega ja pärast, eks ole. See ei ole ja ei jää ainult meditsiinivaldkonda. Kui teie patsient kaotab usalduse arsti vastu, siis see tõenäoliselt käib käsikäes sellega, et nüüd on usaldus kadunud Big Pharma vastu, nüüd on usaldus kadunud kõige kaasneva vastu ja siis ei ole nagu üldse võimalik enam abistada. Hästi hea on meelde, et eesti keeles on keeleliselt väga hästi selgeks tehtud, et kuidas inimesed, kes on radikaliseerunud, kes elavad meditsiini infokorras näiteks ainult vandenõu teoreetilises ruumis, et kuidas nad sealt välja tulevad. Ja vastus on ise peavad ronima, sest et kui meil keeleliselt on võimalik näiteks öelda, et keegi kas radikaliseerub või kedagi radikaliseeritakse, siis deradikaliseerumine ei ole ise tekkeline. Mida uuringud näitavad, on see, et tekib mõra. Esimene kahtlus, kas allika, kas narratiivi, kas kanali või mingisuguse üldisema pildi vastu. Ja võt selle mõra tekitamisega, sellega me saame kõik aidata. Ei ole selleks vaja veeta tunde kellegagi vaieldes. Ei ole selleks vaja isegi öelda, et kuule, tundub, et sa oled loll. Vaid selle jaoks on vaja lihtsalt tekitada väike kahtluse terakene, mis siis ise hakkab ennast edasi kerima. Ja ka oluline asi, mis ma veel kaasa annan, enne kui Maria videot vaatate näpunäidetest ja mõtisklustest ka sellest, kas see kõik on siis üldse arsti koht. Eestis me läheneme asjale nii, mina olen joonistanud selle kauni koogi loomulikult, mitte Riigikantselei ega keegi. Aga et üldiselt meil on väga kena desinfole ehk siis sihilikule valeinfole vastutöötamise lähenemine olemas. Ja siin on üks oluline aluspõhimõte, mis on kõige selle juures muutunud. Te ilmselt olete kokku puutunud toimetulekustrateegiatega, eks ole, freeze, flight, fight, sinna juurde käib ka flop ja foon tegelikult teaduskirjanduse järgi. Ja lühike kokkuvõte ongi see. Me oleme varem öelnud, kui inforuumis tundub asi halb, flight või freeze. Aga igatahes on okei, kui sa midagi ei tee, hoolitse enda eest, hoolitse oma vaimse tervise eest, ära loe uudiseid, kui tuju teeb pahaks. Nüüd on sellega kõik. Kahjuks nii on. Oleme sellega välja jõudnud ummikusse, seega on aeg vastupanuks. Liigume oma toimetulekustrateegiaks fight juurde, mis muideks ei tähenda seda, et me patsientidega füüsiliselt või verbaalselt kaklema peame. Algus on seegi, kui te oma kolleegidega arutate nende murede üle, selle asemel, et lihtsalt öelda, perearstini nagunii kunagi ei jõua ja mina nagunii midagi teha ei saa. Nüüd võib siis video käima panna. Ja vaatame natuke detailsemalt soovitusi. Eesti arstid ja meditsiinitöötajad, terviserahvas. Minu hea kolleeg Maia Klaassen on kindlasti teile rääkinud või hakkab kohe rääkima rohkelt sellest, milline on infokorratus, mida kõike õudset võib seal kohata. Aga mina räägin teile lühidalt sellest, mida saab teha. Mida saavad teha arstid ja meditsiinitöötajad selleks, et olukorda paremaks muuta? Ja halva uudisena võib öelda, et see tähendab rohkem tööd. Aga võib-olla tähendab see hoopiski seda, et me peame mõtlema ümber arsti ja meditsiinitöötajate töö olemuse. Sest see, millest ma rääkima hakkan, on teatud mõttes ennetustöö. Ja võib-olla on tänases infoühiskonnas meil just nimelt seda tarviski. Mina olen Maria Murumaa-Mengel ja ma olen Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor ning ma olen uurinud seda teemat ühte ja teistpidi mitmete aastate jooksul koos oma tudengitega ja uurinud siis peamiselt seda, kuidas inimesed digikeskkondades suhtlevad, kuidas mõned inimesed saavad kuidagi nagu tugevamaks, edukamaks, kuuldavamaks, tähelepanu tõmbavamaks, ehk siis oleme uurinud koos oma tudengitega väga palju just nimelt influencerite ehk siis suunamudijate, sotsiaalmeedia mõjuisikute tegevust ning seda, kuidas influencerid tähelepanu püüavad. Ja kommunikatsiooniuuringutes on juba peaaegu aasta
noh, ütleme 100 aastat on olnud väga selgelt arusaam, et sõnumite mõju on tugevam, kui need ei jõua meieni mitte lihtsalt läbi meedia või läbi ma ei tea, reklaamikampaaniate tänaval, vaid sõnumid on tugevamad siis, kui neid võimendavad inimeste jaoks olulised eksperdid, kogukonnaliidrid, inimesed, keda nad usaldavad. Ehk siis kaheastmeline kommunikatsioonivooteooria on meie jaoks tähtis. Ning samuti on rohkete uuringutega tõestatud see, et võrreldes massimeedia kommunikatsiooniga on nii-öelda väike kommunikatsioon tõhusam ja mõjusam. Ehk siis inimesed usaldavad rohkem seda informatsiooni, mis tuleb just nagu neile lähemalt. Ja see kõik on aluseks sellele, mida me saame ära teha valeinfo, kuriinfo, desinformatsiooni ja üleüldse infokorratuse natukenegi lahendamiseks või paremaks muutmiseks või kuidagimoodi nende riskide natukene allapoole tõmbamiseks. Ehk siis me peame olema seal, kus on haavatavad grupid. Ja hea näide on siin see, kuidas on töötanud Eesti Politsei- ja Piirivalveamet. Eesti on äärmiselt kadestamist väärt, rääkides teiste riikide esindajatega, eelkõige sellepärast, et meie Politsei- ja Piirivalveamet on suutnud üsna edukalt viia selle töö, mis enne oli, teate küll, nagu politseinikud teevad oma tööd, on ju, tänavatel, füüsilises maailmas, aga Eesti on suutnud viia politseitöö ka digiplatvormidele, sellepärast et inimesed on seal. Haavatavad grupid on seal. Ja sama loogikaga edasi minnes võimegi mõelda sellele, et kas tõesti on täna nii, et kõik ametid, olgu nad siis arhitektid, teadlased, õpetajad, muusikud, arstid, kas nad peaksid ka siis olema natuke nagu influencerid või mõjuliidrid või suunamudijad või kuidas iganes me neid nimetame? Kust ma selle kohta tean? Siit tõenäoliselt ei loe väga kiiresti ja kähku välja kõiki neid töid, aga meie instituudis on uuritud influencerite ehk siis suunamudijate ja mõjuisikute tegevust üsna põhjalikult ja väga erinevate nurkade alt, et kui te hiljem neid slaide vaatate, siis te näete, et alustades loomaomanike motivatsioonid ja tähelepanu pälvimise strateegid oma koerast mikrokuulsuse loomisel Instagramis, kuni siis välja tervise, fitnessi, sotsiaalmeedia mõjuisikute käsitlused või siis ka näiteks just nimelt õpetajate tegevus influenceritena. Saate ise aada.ut.ee kaudu neid asju edasi uurida, kui teil selle teema vastu huvi on. Aga tõepoolest on märgatud, et influencerite, nende samade suunamudijate, nende, keda on peetud pikka aega nagu tilulilutajad, mingid YouTuberid ja TikTokerid ja nad tantsivad seal ja teevad mingeid imelikke asju, kuid on leitud, et nende tegutsemisloogika on üle kandunud väga paljudesse muudesse sektoritesse ja tegutsemisvaldkondadesse. Ehk siis me näeme sarnaseid enesebrändingu ja sotsiaalmeedia kommunikatsiooni tehnikaid kasutuses mitte ainult influencerite puhul, vaid näiteks tõepoolest õpetajate puhul, militaarjuhtide puhul, poliitikutest me ei hakka isegi mitte rääkima, on ju, sellepärast, et poliitikud täna ilma sotsiaalmeedias sisu loomata ei saagi olla poliitikud. Ja teatud mõttes on see kaasa toonud sellise hiiliva, selles mõttes see creep, hiiliva või triiviva nähtuse, kus tekib just nagu ootus, et igasuguste erinevate elualade inimesed toimivad samasuguse sotsiaalmeedia loogika, influencerite tegutsemisloogika järgi. Ja näeme seda siis tõepoolest väga paljude erinevate ametite näitel. Et siin slaidil on näha
politseist juba rääkisime, poliitikutest juba rääkisime, õpetajatest juba rääkisime, aga näiteks ka ajakirjanike töö on väga oluliselt muutunud, sest nad mitte lihtsalt ei kirjuta uurivaid artikleid, vaid tegutsevad aktiivselt selle nimel, et need artiklid, et see teadmine jõuaks ka nendeni, kes võib-olla lehti või uudisteportaale ei loe. Ehk siis näiteks Martin Laine teeb väga palju tööd selle nimel, et see teadmine jõuaks influencerite tehnikaid kasutades ka laiema avalikkuseni, sest tänasel päeval ajakirjandust, klassikalist ajakirjandust, head ajakirjandust ikkagi loeb üks osa meie ühiskonna liikmetest, kuid mitte kõik. Ja täpselt samamoodi oleme me ka näinud meditsiinitöötajate ja arstide tegevuse laiendamist, no näiteks Piret Rospuu on teinud täiesti imelist tööd sotsiaalmeedias, kus ta on jaganud allikaid, usaldusväärseid allikaid, võidelnud valeinfoga, rääkinud sellest, mida tähendab üldse perearsti töö. Ja loomulikult maailmast on rohkelt näiteid meditsiini influencerite tegevusest. Kui ma vaatasin veidi ringi teaduskirjanduses, et mida siis on sellel teemal uuritud, siis peamiselt on meditsiini puhul küsimuse all kõikvõimalikud sellised, nagu võib-olla USA kultuuris veidi rohkem tähtsust omavad küsimused, kuna USA-s taandub sageli kõik rahale. Et on uuritud just nimelt neid eetilisi küsimusi, mis võivad tekkida sponsoreeritud koostööpostituste puhul, kuidas saab otsida tasakaalu tervendaja, arst on ju, tervendaja, inimeste aitaja, abistaja ja influencerina raha teenimise vahel. Mõned valdkonnad on siin eriti tugevalt esindatud või siis ka näiteks juba meditsiinivaldkonna tudengite tegevus, mis võib neile anda piisavalt sellist sümbol ja sotsiaalset kapitali selleks, et saada sotsiaalmeedias nii-öelda kuulsaks, minna viraalseks ja seal siis täpselt samamoodi küsitakse küsimusi ja otsitakse vastuseid sellele, et kuidas leida seda tasakaalu raha tegemise, sest influencerdus on ju väga suuresti seotud ka tähelepanu majanduses, ütleme siis finantskapitali saamisega ja selliste üldiste moraalsete kohustuste ja moraalse kompassiga. Üks väga hea ülevaateartikkel üritabki siis välja tuua nii-öelda positiivseid praktikaid ehk siis nii-öelda häid praktikaid, mida meditsiinis võiks jälgida seda tüüpi tegevuse juures või ka halbu praktikaid, et see on üks artikkel, millele võiks pilgu peale heita, kui te tahate sellest teemast rohkem mõelda. Ja loomulikult on influenceriks hakkamine väga selline suur kohustus, sest see nõuab, et sa pead postitama, sa pead jälgima, mida inimesed kirjutavad, sa pead olema nagu osa oma tööajast pühendamagi sellele, mis toimub sotsiaalmeedias. Hea uudis on aga see, et me saame võidelda infokorratusega, ennetada väga tõsiseid meditsiini ja rahvatervisealaseid probleeme ka veidi vähesema vaevaga. Ja siin on suurepärane näide Eesti Uhuunduse peegeldus sotsiaalmeedias konto, mida ma soovitan teil jälgida erinevatel platvormidel, kes siis teatud mõttes filterdavad neid peamiseid valeinfo, väärinfo, desinfo narratiive, mida inimesed jagavad sotsiaalmeedias, aga ühtlasi on selles kogukonnas ka palju inimesi, kes sekkuvad. Nad ei ole otseselt influencerid, aga nad annavad oma väikese panuse selleks, et tuua juurde mõistuse hääli. Et sotsiaalmeedia ei oleks lihtsalt läbu, kus need, kellel ei ole mitte midagi paremat teha või need, kes on sageli oma väga selgete finantshuvidega seal tegutsemas, müües terakesi või ussiõli või mida iganes, et neil ei oleks nii-öelda nagu vaba voli teha mida iganes nad tahavad meie digitaalses avalikus sfääris. Ja siin on näiteks üks näide sellelt samalt Eesti Uhuunduse peegelduse leheküljelt. Aga mida ma palun, et me kõik teeksime, võib-olla veidi rohkem, on mikrosekkumised.
ja mikrosekkumised on siis kontseptsioon, mida me oleme järjest enam hakanud katsetama info vastupidavuse raamistuses oma uuringutes, kus me otsime viise, kuidas inimesed saavad võidelda selle tohutu väär- ja valeinfo ookeaniga, mis meie ümber loksub, ilma et me ennast läbi põletaks, ära kulutaks ja et me ei kibestuks. Ja siin on abiks selline nagu kolmene jaotus, mida me saame teha. Üks on see, et me toetame neid, kelle hääl on mõistlik, viisakas ja tõenduspõhine. See võib tähendada lihtsalt laikimist, edasi jagamist, kommentaarides kirjutamist, ma arvan, et Riinal on õigus, lugege ülevalt poolt Pauli postitust. No, need on kõik sellised pisikesed asjad, mis jätavad jälje maha ja annavad neile, kes jaksavad võidelda, jõudu juurde. Ehk siis me kollektiivselt peame toetama neid, kes räägivad mõistlikku juttu. Teiseks, me peame oma õppes näiteks, kui me uut põlvkonda spetsialiste koolitame, me peame andma neile need teadmised selle kohta, kuidas toimivad need inforuumid, milles need tulevased professionaalid hakkavad tegutsema, et nad oskaksid oodata neid asju, et nad teaksid, et see võib olla ka osa nende tööst. Ja muidugi, kui teil on rohkem jaksu, siis soovitan kindlasti ka vaielda viisakalt. Mitte minna kaasa ebaviisakustega, kuid tõepoolest astuda trollidele vastu. Sest tegelikult nad ei ole nii hirmsad. Uskuge mind. Nad on, ütleme niimoodi, et kui juba ükskord hakata pihta sellega, et te vaidlustate täieliku kamarajura, mida inimesed jagavad viisakalt ja allikatega või selgitate rahulikult, mida see uuring tähendab või mis iganes on selle asja keskmes, siis võib selguda, et need trollid ei olegi nii hirmutavad tegelikult. Ja oluline mõte on see, et kui te spetsialistina vaidlete kellegagi sotsiaalmeedia platvormidel, siis teid ei huvita selle trolli arvamuse muutmine. Teid huvitab nende kõikide vaikivate inimeste arvamuse, hoiakute, teadmiste arendamine. See võitlus käib hoopis nende pealtvaatajate, nende nähtamatute masside nimel, et nende jaoks oleks olemas mitu erinevat vaatenurka ja mitte ainult vaid tasakaalukas teaduspõhine vaade täpselt samamoodi, sest väga paljud inimesed lähevad sotsiaalmeediasse lihtsalt, et aru saada, mis siin toimub, kuidas ma arvama peaksin, mida ma tegema peaksin ja nad moodustavad, nad kujundavad oma arvamuse selle põhjal, milliseid hääli nad sotsiaalmeedias näevad. Aga kui ekspertide hääled mattuvad padurumaluse alla, konspiratsiooniteooriate alla, siis me kaotame kõik. Ja siinjuures saangi teile soovitada paksu nahka, kui te võtate selle teekonna ette ja kindlasti võime nendest teemadest edasi rääkida, sest influencer creep või sisuloojate loogika pealetung ei ole ka mind jätnud puutumata ja katsetan sisuloomise ja oma valdkonna teemade selgitamisega igasugustel erinevatel platvormidel, nii et otsige mind üles ja räägime nendest teemadest edasi. Aitäh teile ja ilusat konverentsi jätku! No nii, Maria tervitab teid kõiki muideks Makedooniast. Kui puhkus antakse, siis puhkusele tuleb minna. Ja ma lihtsalt ütlen võib-olla lõpetuseks või remargina veel juurde, et meie lähenemine ka info vastupidavuse valdkonnas on üsna, ma ei tea, kas äärmuslik, aga proaktiivne. Ehk siis ka tuues näiteks Balti infohäirete sekkekeskus on osa 15 keskusest Euroopa Liidus, mis peaksid valeinfo vastu võitlema. Kõik ülejäänud on observatooriumid. Ehk siis ka juba nimest on kuulda, et me monitoorime olukorda, me observeerime, kuidas see läheb aina halvemaks ja võib-olla siis kunagi mõned sekkumised kuskilt niimoodi järelmõttena juurde. Ehk siis see mõtteviisi muutus ootab ees kõiki nendes valdkondades, kus inforuumi kehvemaks muutumine on eriti kurbasid tagajärgi toonud. Aga see on ka positiivne, et kui on väga suur jama igal pool,
siis me ei ole jamas üksinda. Nii et kordan Maria sõnu, julgustan teid kõiki petsid.eu või Balti Infohäirete Sekkekeskuse kaudu. Võtke ühendust, arutame, koolitame, mõtleme kaasa. Võib-olla muret ära ei lahenda, aga riske koos saame maandada küll. Vot. Ja nüüd paneeliaeg, jah? Kas tulevad kolleegid ka lavale? Et palun kõik, kes esinesid, tulge lavale ja kui on mõõduka Eesti rahva seas julgeid, kes tahavad midagi öelda, arvata olukorra kohta, milles nad tegutsevad ja just selles mõttes, et teretulnud on kõik kommentaarid, näited, arvamused, et kui piisavat tõenduse põhja te oma igapäevatöös tunnete, kas see tugi, mis teil on olemas, on piisav, mis osas te tahaksite midagi rohkem saada või ka juba siis väga konkreetsed nii-öelda näited, soovitused, ettepanekud. Et need ei jää kuulmata ja nagu ma ka alustuseks ütlesin, et ka need, kes asju välja töötavad, tegelikult teavad kitsaskohti päris hästi, aga me oleme võtnud väga põhimõttelise sättumuse, et me mitte ei hakka selgitama, miks asjad on nii, nagu nad on, vaid me püüame vaadata, kus saaks ehk midagi ära teha, kus meie oma jõududega, kus on võib-olla ressurssi juurde vaja. Ja mis puudutab seda infot, millega patsiendid teie juurde tulevad või mille otsadega ise inimese ja vahel patsiendina komistate, siis kõik küsimused on Maiale teretulnud. Nii, ja sama lugu veebis, et kui keegi soovib, julgeb küsida, siis neid küsimusi ma näen ja need siin vastatud saavad. Aga palun, kui on saalis soovijaid, tõstke käsi ja mikrofon jõuab teieni. Tagasihoidlik, palun, jaa. Tere! Jah, mina olen üks nendest, kes oma vaimse tervise hoidmiseks sotsiaalmeedias ei ole. Mis ma teha saan? Ma arvan, et siin on kohe Maia. Ei, no sama hästi võivad kõik sõna võtta ja siis järgmiseks lahendame maailma näljahäda ja kõik muud suured probleemid, mida kui nipsust saaks, siis lahendaks. See on tasakaalu küsimus. Ma ei saa anda nõuannet, mis kehtib kõigile ja see on selles mõttes ka, ma ütlen näiteks laste puhul, hästi palju tahetakse teada, mis ekraani aeg on lubatud või kaua sotsiaalmeedias aega veeta. Seda ei saa üheselt öelda. See, mida kaua laps peaks sotsiaalmeedias olema, sõltub sellest, kaua vanem viitsib teda juhendada. Ja see, kaua meie peame sotsiaalmeedias olema, sõltub näiteks ka meie töö iseloomust. Ma ei tea, kuidas teil lugu on. Meie instituudis kõik üritused on Facebookis. Seega sa ei saaks näiteks öelda, ma ei ole Facebookis enam üldse, sest sa ei teaks, mis majas toimub. Sama küsimus on igasuguste infokirjade ja muu sellisega. Meili veel tuleb. Kas meil üldse on võimalik oma tööd teha, kui me ei ole sotsiaalmeedias? See on individuaalne. Kas meil on võimalik sõpradega suhelda, kui me ei ole sotsiaalmeedias, sest kõigi sõbrad ei ela samas linnas või füüsilises kohas, eks ole? See on individuaalne. Aga kui ma ütlen üldistavalt, siis ma arvan, et praegu peabki olema halb tunne sotsiaalmeedias olla, kui see peegeldab seda, mis maailmas toimub. Olukord on halb. Selleks, et oleks parem, tuleks mõõdukalt ennast natuke analüüsida ja reflekteerida. Näiteks, kui ma loen sõjauudiseid 4 tundi, siis ma tunnen, et olukord on väga halb. Kui ma iga hommik vaatan Terevisiooni, siis ma tean, kui kaugel on venelane piirist, aga samas mu tuju ei ole nii halb. Ja ma võin sotsiaalmeedias ikkagi veeta 4 tundi, aga kassivideotega, mitte kohutava sõjasisuga. Kõik on valikute küsimus ja kõik on ka enda elustiili küsimus kahjuks või õnneks. Ja ma täpsustan, et ma arvan, et siin ruumis on võib-olla palju inimesi, kes tegelikult täna ei ole üldse sotsiaalmeedias ja lihtsalt kui ma kuulsin neid näiteid mikrosekkumistest, siis need on hästi sotsiaalmeedia kesksed. Kas on äkki muid mikrosekkumisi, mida me saame teha? Muidugi, jaa, et selle jaoks on ju kõik võimalikud aktiivse kodaniku algatused jätkuvalt olemas. Näiteks need samad tegelased, kes vaktsiini vastasust Eestis väga kaugele lükkasid, käivad nüüd rändtsirkusega tuuliku koosolekutel. Ka seal on vaja, et oleks mõistlikke hääli, kes viitsiksid seal vastu rääkida, isegi kui see ei ole nende kodukoha küsimus. Ja muideks ma vaidleks vastu ka sellele, et paljud siin ei ole, see on täielikult subjektiivne taju. Minul pole sõpru, kes on sotsiaalmeediast loobunud. See
ka mulle tundub, et keegi ei loobu. Ja teil on tõenäoliselt ümberringi jälle palju inimesi, kes on loobunud ja siis tundub sama. Tendents üldine ei näita, et me veedaks sotsiaalmeedias vähem aega, me võib-olla lihtsalt vahetame platvorme, aga meediapäev ikkagi venib pikemaks. Seega, kui on üldse tahtejõudu eemale hoida, võib-olla see on ka koht, kus tuleks endale nagu pähe patsutada ja seda tahtejõudu edasi rakendada, aga ei tohi minna sinna auku, et ma üldse ei tea, mis toimub või ma täielikult annan alla. On ju? Ma kommenteerin ka, et näiteks vaktsineerimisteemadel meil sageli on neid patsiente, kes enam vaktsineerida ei soovi oma lapsi ja siis, et kuidas sellega nagu tegeleda, et justkui mõned arvamused on sellised, et me ei peaks nagu väga palju survestama neid inimesi ja selles mõttes see on õige, et siis kui sa hakkad nagu väga survestama või kuidagi rõhud sellele, et vaadake, kui halb vanem te olete, et oma last ei kaitse, et siis on tulemus nagu vastupidise efektiga. Ja teiselt poolt on sellised arvamused, et kui me kuuleme, et keegi vaktsineerida ei taha, et siis pole mõtet üldse nagu midagi öelda. Et ju siis ta on nagu oma otsuse juba teinud. Et võib-olla lihtsalt see tõde tegelikult on seal kuskil vahepeal, et see sama mikrosekkumine saab olla ka siis, või pisisekkumine oleks võib-olla, et ka seal vastuvõtus, et ikkagi mingisugust vihjet anda, et see tegevus vaktsineerimise näol oleks siis antud juhul korrektne. Näiteks, et mul oli siin üks ema, kelle laps tekkis mingi kõnehäire tal pärast mingit MMR-vaktsiini vist oli, et muidu tal oli sõnu rohkem, aga pärast seda siis nagu oli sõnu järsku vähem. Tegelikult seal vaktsiiniga mingit seost ei olnud, aga kuidagi lihtsalt juhtusid need asjad kokku, sellepärast et see arenguprobleem nagu umbes kuskil seal see kõneasi nagu välja tuleb umbes seal samas kandis, kus tal see esimese MMR-i saab. Ja siis järgmist lasta nagu vaktsineerida enam ei soovinud, aga üldiselt ta ei olnud kuidagi mingisuguse meditsiini vastane inimene, et üldiselt ikkagi väga hoolitsev ja sedasi. Ja siis et taktika, et kuidas siis rääkida, et kas te tahaksite informatsiooni selle kohta või räägime äkki, mis teie teate või et mina saan rääkida, mis mina tean ja siis me saame nagu arutada ja tegelikult nii nagu ma siin ennist rääkisin, ega siis see nagu andmed, ma olin temaga tegelikult mitu visiiti teinud ja rääkinud ka sellest, et näete, et kui me statistikat vaatame, et siis nagu sellist asja ei ole nähtud sellist seost ja kogu see autismi teema, et sellest ka seost ei ole, et see kõik on selline müüt, aga see ei mõju kuidagi, see oli nagu, see statistika ei andnud mitte midagi, aga siis lõpuks, mis nagu aitas, oli see, et ma saan aru, et te olete väga hooliv vanem, ja te olete oma lapse pärast väga mures ja et mina tahan ka teie lapsele kõige paremat ja mina oskan siis nagu öelda, et see minu hinnangul ja meie kollektiivne hinnang on, et see on nagu parim meede. Et see nagu kuidagi selle vanema kuidagi pani, et ahaa, et me oleme samas paadis ja kuidagi murendas seda ja tõesti ta oli väga emotsionaalne siis ja puhkes nutma ja siis lõpuks tegime siis selle difteeria, teetanuse ja kuuikvaktsiini tegime talle sellele teisele lapsele ära. Järgmine kord tuli juba turvameheks oli isa, kes ütles kohe, et mingit vaktsineerimist ei toimu. Ühe doosi sai laps, aga pärast seda siis oli ikkagi kodus nagu toimunud see mõjutamine. Aga ma pean seda lihtsalt ühe näite, et mis on võib-olla pisisekkumine, et võib-olla mida me saame nagu väikse nagu nügimisena teha, et võib-olla mõne teise patsiendi puhul see jõuaks kaugem. Nii, ja palun. Ja aitäh heade ettekannete eest. Minu tahaks nende ravijuhendite juurde tagasi tulla. Et kuidas personaalmeditsiin ja ravijuhendid üksteist toetavad? Ma ütleks niimoodi, et minu jaoks ütleme perearsti näite. Vanadel aegadel külas arst, vahepeal siis võib-olla suuremas polikliinikus, nüüd perearsti nime all taas juba mõnda aega, et see lähenemine patsiendile on alati personaalne. See ongi see, see on see arsti kunst, mida arst teeb, et ta, nagu ma enne ka ütlesin, et ravijuhend on tugi, abimees, näiteks mingi ühe diagnoosi või terviseprobleemi korral, sellel patsiendil on midagi veel. Arst peabki seal midagi sünteesima, tema lähenemine ongi personaalne.
ja juhendite puhul ütleks võib-olla niimoodi, et hetkel ei ole paremat süsteemi välja mõeldud. Sest mis juhtub juhendiga, kus võiks käsitleda kõiki teatud diagnoosiga patsientidel sageli kaasuvaid diagnoose. Võtame siin südame-veresoonkonna haigused, võtame diabeet, võtame ühest vanusest alates veel midagi sinna juurde. Kui tahta anda seal tõenduspõhiseid soovitusi, siis selline juhend nii-öelda ei saa kunagi valmis. Kui amps on väga suur, siis sa jäädki tegema ja vahepeal muutub tõendus, jõuab ära muutuda tervishoiusüsteemis, mingid asjad muutuvad. Et selles mõttes see on nagu selline ratsionaalne lahendus, et me võtame väiksemad ampsud, me anname selle info välja, inimesed saavad hakata, arstid saavad hakata kasutama ja siis me liigume edasi. Aga personaalmeditsiini puhul sõltub ka, mida selle all nagu mõelda, sest Eestis on mõned terminid, ma arvaks, et ka maailmas, mida kasutatakse vahel mingis suunas kaldu. Ja ma ütleks ka niimoodi, et liikumine personaalsuse suunas on väga põhjendatud, aga mõni pilt tuleb vahel välja rahvastiku põhjal. Arst see on üks ühele suhe patsiendiga, see on see konkreetne inimene, aga ma julgen väita, et teatud tõde tuleb välja rahvastiku pealt ja ravijuhendid töötavadki selle info põhjal, mis on saadud ka suurematest rahvastikest, uuringute valimitest, paljudest uuringutest kokku. Nii et see on see balansi küsimus, aga 5. kursusel tõenduspõhisusest arsti põhiõppe tudengitega rääkides ja arutades, mul on neile ka üks küsimus, et mis on nende jaoks tõenduspõhine tegevus ja kas nad näevad, et arstikunst on olemas. Ja kõik siiani arvavad ja see ongi see sünteesivõime, nii et need ei ole paralleelmaailmad, nad on läbi põimunud. Ma ei tea, kas ma vastasin või on mingi selline täpsem suund veel sellel küsimusel. Et nad ei ole vastandlikud asjad, aga praegu ei suuda teha juhendit, mis kehtiks iga viimase kui patsiendi jaoks. Ei, ma täitsa olen nõus, et üldistust on vaja selle jaoks, et oleks mingi raamistik. Aga ma mõtlen, kui me läheme edasi igasuguse sellise suunaga, nagu on tegelikult täppismeditsiin ja farmakogenoomika, mis ka annab nagu väga palju võimalusi. Kui me võtame niisugused mõisted nagu väärtuspõhine tervishoid arvesse, kus me võtame selle patsiendi elukvaliteedi hinnangud, meil kogutaks neid, mida meil ei tehta, et siis see läheb nagu väga harali. Võib-olla ma ka korra räägiksin kaasa, et absoluutselt ja ma arvan, et äkki kõneleja on siin ka tähele pannud, Kaja-Triinul oli siin slaid meie tulevikus koostatavatest ravijuhenditest, et nüüd me see aasta hakkamegi siis koostama ühte ravijuhendit, mis väga hästi haakub personaalmeditsiiniga Eestis ja see on siis rinnavähi täppisennetus, kus siis tulevad tõesti kokku töörühm, kes hakkab andma siis soovitusi nii monogeensete kui ka siis polügeense riskiskoori põhjal ja need soovitused siis tõesti haakuvad personaalmeditsiiniga. Et personaalmeditsiin jõuab ka juba lähitulevikus meie ravijuhenditesse. Ja ma täpsustaksin võib-olla veel seda, et me peame tegelikult väga põhjaliku inimese nii-öelda kaardistamisega, ütleme tema geenikaardi ja muude asjade kaardistamisega olema ka selles mõttes natuke võib-olla ettevaatlikud. Kui sa lähed otsima, siis sa midagi leiad. Kui sul ei ole veel tõendust, et kui palju võib-olla mingi kombinatsioon mingitest tunnustest suurendab sinu haiguse väljakujunemise riski järgmise 10 või 50 aasta jooksul, siis me justkui otsime endale tööd juurde. Et siin peabki balansseerima selle vahel ja selleks tulevad ka nii-öelda tarkade kogud kokku ja tegelikult ka ravijuhendi koostamisel töörühm on kõik praktikud. Et kui on näiteks, ütleme, ravijuhend, mis on suunatud esmatasandile, ütleme, teatud haiguse kahtlusega või esmase diagnoosi saab patsient ja ütleme, see puudutab mingit südamehaigust, siis seal on töörühmas on perearstid, kardioloogid, pereõed, kui on mingid südamekabinetid või vastava haigusega olemas mingid struktuurid veel, siis on sealt esindajad, mis iganes tervisespetsialistid veel on mängus. Ja nemad ongi juba ka eksperdid ja mis on ravijuhendi pluss on veel see, et me püüame asjad panna läbipaistvalt kirja. Me ei eelda, et praktik, kui on haige voodi kõrval või vastuvõtul patsiental, et ta hakkab lugema ravijuhendi täisteksti ja kõiki neid tabelitesse surutud detailset infot. Aga
tal on võimalus sinna vaadata, aga ravijuhendite hea tava on see, me paneme läbipaistvalt kirja ja kui ka praktik millegagi ei nõustu või midagi on kuskilt puudu, ta saab öelda, et vot siin see asi ei tööta. Aga jah, mina olen natukene nagu äraootaval seisukohal selle väga põhjaliku kaardistamise osas, et kuskilt peab keegi ka enne ära tõendama, et sellest on mingi kasu. Ja ma olen olnud ise natuke hädas oma lähikonnas selgitamisega, et kui selgubki näiteks, ütleme, polügeense riskiskoori näidu järgi, et minu risk on, ütleme, näiteks keskmisest rahvastiku näitajast mingi protsendi võrra suurem, kui paha see siis ikkagi on? Et mida see nagu päriselt tähendab, et kui me saame öelda, et suureneb surmatõenäosus, siis jah, nii et ütleme, et siin on, arenguruum on suur, aga me absoluutselt ravijuhendiga ei vastanda ennast ühelegi lähenemisele ja nagu Urmeli ütles, et personaalne lähenemine tuleb sinna väga heas mõttes paratamatult sisse. Palun. Kohe tuleb, üks hetk mikrofonid hakkasid lähenema, kohe jõuavad. Siis on meie küsimused veebis ja ka saalis paremini kuulda. Ma ei tahakski nii väga küsida, aga tahaks öelda, et te olete väga suure töö teinud. Ja see väga tore, et püütakse kaardistada ja teha ravijuhendid ja raviteekonnad. Aga ma olen mõni aasta töötanud arstina, mitte väga pikka aega, võiks pikemalt töötada, aga ikkagi iga haige juures peaks arst mõtlema individuaalselt. Loomulikult need ravijuhised on väga tähtsad ja seal tuuakse olulised asjad välja, aga me tõesti, nii nagu Triin ütles ka siin, et kõike päris kirja panna ei saa. Et alati peab jääma mänguruum ja ikkagi kõigile arstidele, noortele arstidele eriti soovitus. Vaadake ikka kõigepealt haiget, rääkige temaga, siis katsuge, kuulake ja siis tehke järeldused. Ja loomulikult vajadusel võtke appi ravijuhendid. Kõike head kõigile töötamiseks. Aitäh! Võib-olla ka sekundeeriks doktor Marikule, et ma mõtlesin see raviteekonnas, endoproteesimise raviteekonnas olid sees küll kopsiröntgen ja panoraam hambavõtte. Keegi polnud öelnud, et keegi peaks patsienti kuulama või talle suhu vaatama. Et see mõnes mõttes on nagu samasse valdkonda, aga ma tahtsin tegelikult küsida, et kuidas need juhised võiksid nüüd nagu digiajastul ja AI ajastul arsti igapäevatööd hõlbustada, et äkki on võimalik seal diagnooside all e-tervises ka hakata kuvama siis Eesti viimaseid juhiseid või valik, et siin on Eesti, siin on Euroopa vastavad nagu alusdokumendid, mingid viited, lühendid on ju, et see võiks kohe nagu selle töö osa olla. Aitäh! Ma võib-olla natukene kommenteeriks seda, et meil tegelikult perearsti tarkvaras justkui on olemas otsustustugi, kuhu siis patsiendist lähtuvalt kuvatakse ka teatud soovitusi. Peab küll tunnistama seda, et perearst 2 tarkvaras juhtub vahest ka selliseid natuke patsiendi ohutust häirivaid tegevusi, kus teise patsiendi kohta hoopiski infot kuvatakse. Ja ütleme nii, et see on hästi praegu selline algjärgus, et võib-olla Gerhard oskab öelda, et kui palju tema neid soovitusi jälgib, ma väga põhjalikult praegu seda otsustustuge nagu ei jälgi, et ma arvan, et just nimelt sellega, et seda tehisaru võimalusi paremini ära kasutada, seda saaks palju konkreetsemaks, see muidugi eeldab ka seda, et meie andmed oleksid hästi struktureeritult esitatud, nii et siin praegune hetk on natukene selline esimene titesamm, ma arvan. Ma nagu pean seda Eesti digimaailma asja ja lipulaeva positsiooni nagu hästi tähtsaks, sellepärast ma olen selle suhtes ka hästi kriitiline, et minu jaoks see, mis selles meditsiini IT vallas toimub, on ikkagi päris piinlik. Et täpselt seesama, nagu sa tood välja, et meil on otsustustugi, mis siis, et patsiendi vaates kõrval kuvab mingisugused soovitused, näiteks, et see patsient tarvitab ravimit X ja tal on viimane EGFR see, et äkki vaata see preparaat üle, et ma ei tea, mingisuguse NSAID-i asemel, mis sa talle ordineerisid, et võib-olla eelistab paratsetamooli või midagi sellist. Küll aga täpselt nii, nagu sa kommenteerid, et siin on tulnud välja hetked, kus seal on soovitused mingi teise patsiendi kohta.
et tegelikult näiteks on diagnoosid, et vaata üle, sellel patsiendil on see diagnoos, aga tal ei ole näiteks seda asja tehtud ja siis annab niisuguse soovituse. Aga kui sellel patsiendil tegelikult ei olegi kunagi niisugust diagnoosi olnud, minu arust see on patsiendi ohutuse seisukohalt nagu selline fopaa, et see peaks nagu absoluutselt keegi nagu vastutama selliste asjade eest, et meil siin üks hetk toimus ka selline, mis kuidagi nagu täiesti vaibus ära kuskile vaiba alla, nagu see episood, et meil siis keskuses, kui ma veel residentuuris olin, siis üks patsient leidis enda digiloost kellegi teise pika epikriisi, kus hinnati tema töövõimet ja lisaks oli seal kirjeldatud, et tal on mingisugune psühhootiline häire, skisofreenia, kahtlus ja nii edasi. Tegemist oli patsiendiga, kellel ei olnud ammugi midagi sellist ja ta oli üldiselt terve inimene, oli käinud seal autojuhi tervisetõendit või midagi pikendamas ja tal ei olnud muidu mingeid muresid, aga siis oli pikad dokumendid kellegi hoopis teise patsiendi kohta. Seal ei olnud teada, kelle kohta, aga seal need olid, need diagnoosid olid seal ja kõik niimoodi. Ja siis see kuidagi lihtsalt, see avastas siis tarkvaraarendaja Medisoft, et oi jah, tõesti, siin vahepeal niisuguseid asju juhtus, siis avaldati mingisugune seisukoht või tähendab, nad siis andsid teada, et jah, meil on mingid mõned sajad sellised juhtumid. Mõned sajad, issanda rist, mõned sajad patsiendid, kellel on teise patsiendi info nende digiloos. No see kuidagi lihtsalt läks nagu kuidagi niimoodi ära, nagu, et ei teadvustatud. No see on ju absurdne. Siuksed asjad toimuvad, et see peaks olema nagu minu arust nii suure kella küljes, et selliseid asju teha. Et see on väga oluline, et meie tarkvara annaks meile usaldusväärset infot ja see oleks toeks meile, mitte ei tekitaks sellist absoluutselt patsienti ohtu seadvaid situatsioone. Et see on piinlik. Absoluutselt, et ma räägiksin siin ka kaasa, et kui te mäletate, siis tegelikult need otsusetoed on teil ju kasutusel juba peaaegu 5 aastat, eks ole, et alates 2020 need otsusetoed perearsti infosüsteemi jõudsid, aga tegelikult sellist reaalset tööd nende selliste algoritmidega me alustasime või meie meeskonda on kaasatud nüüd alles 24 aasta lõpust. Et tegelikult need algoritmid, mis siis seal otsusetoes on, et need on EBMed's algoritmid ja need on siis nii-öelda kõik läbi, ma ei tea, kui läbi vaatamata või küll läbi vaadatud, et seda oskab Tervisekassa vastav teenusejuht paremini öelda, aga juba selle paari kuuga, mis meie nüüd oleme siis neid algoritme läbi vaadanud, mis on siis seotud konkreetsete ravijuhendite ja nende käsitlusaladega, siis osad nendest on täiesti sobimatud Eesti keskkonda, Eesti praktikasse või siis tegelikult tuleb seal teha muudatusi, sellepärast et need koodid või need algoritmid või need tipukesed, mis sinna siis tekivad, eks ole, et need on andmepõhised ja nii head, kui on meie andmed, nii head on need koodid. Ja teine asi, mis nendega kipub problemaatiline olema, on see, et kuna need on üle võetud nii-öelda rahvusvahelised, siis meie andmed ja meie koodid ei pruugi nendega alati klappida. Ehk siis tegelikult kõik need algoritmid tuleks üle vaadata just sellepärast, et nad ei risustaks ka seda töölauda, endast reaalselt oleks mingit kasu. Eks ju, et me kõik teame, et kui meil kogu aeg mingi alarm piriseb, siis lõpuks me hakkame seda ignoreerima ja me ei kuule seda, et kui meil on kõik punased lipukesed püsti, siis lõpuks me lihtsalt ignoreerime neid, aga tegelikult oleks oluline, et meil oleksid asjalikud lipud seal püsti. Võib-olla see ongi hea õppetund, et hetkel selline otsese tugi on siis nagu perearstidele kättesaadav, aga tegelikult arstid võiksid ju Eestis elada kõik ühes inforuumis, et esimesel võimalusel tuleks õppetunnid see kasulik osa kanda üle siis tehikusse. Kuna me peame kahjuks kellaaja tõttu oma sessiooni otsad kokku tõmbama, siis üks võib-olla väike soovitus lõpetuseks, et kui te näete süsteemi, mis streigib või ei toimi, püüdke kindlaks teha, kes on selle omanik ja andke talle teada, sest kui te ei ütle, et siin jällegi Gerhard ütles, et sumbus ära, et ma ei ole selle konkreetse looga kursis, aga et sellepärast oli ka täna natukene selgitus, et see tõenduspõhise praktikakeskus, et meie käest võib ka alati küsida, et me võib-olla oskame öelda, kes teab või kes on omanik või nii, et kui mure on, et tuleb nagu, ei tohi vaikida, see on vast selle sessiooni kokkuvõttev sõnum ja nüüd on juba aktiivne lõunatamine alanud, nii et palun ka tublid lõpuni kuulajad, aitäh lõpuni kuulamast ja nüüd väike sirutus ja söögipaus kõigile.